Ma istun siia. Tule istu siia. Meil on liiga põlved koos äkki. Tule istu siia. On niimoodi näha või? Tegelikult ma... Okei. Niimoodi. Urmas Sõõrumaa. Võttis ohjad enda kätte. Sa ise andsid. Ise andsin jälle... Trepist üles tulles juba. Läheme kohe teema juurde, Urmas. Täna teema, mis esinemise või siis vestluse pealkirjaks on, kuidas ellu viia maailmas kuidas ellu viia maailma muutvaid visioone, säilitades vaimne ja füüsiline tasakaal. Miks sa seda teemat tahtsid? Ütle, kas sa näed, et sellel ühiskonnas on probleeme, et miks sulle see teema, miks sind kõnetab? Ma võib-olla isegi tõusen püsti korra, et tere kõigepealt kõigile, teid on siin nii palju, mis on väga hea ja huvitav, aga see ei ole minu küsimus, see küsimus mulle tegelikult saadeti ja mul on väike... See kõnetas sind? Ma kohe selgitan. Võib-olla ma kunagi tahtsin maailma muuta. Nüüd üsna pikka aega ma tahan sobitada ennast siia maailma. Ma arvan, kõige mõttetum tegevus on püüa seda imelist maailma muuta. Ja ütleme, et mul on antud kuidagi elukogemusega natukene vaadata, lugeda märke. Kui me siit trepist üles tulime, sa andsidki mulle ohjad. Ma oleks muidu ka selle koha valinud. Aga ma tahan teile head inimesed öelda, et kõige tähtsam siin elus on õigel ajal, õige koha peal ja küsida õigeid asju. See, nagu te teate, need lihtsad sõnad ja lihtsad asjad on tegelikult kõige keerulisemad tihtipeale ja nagu te ka oma elust ja tegemistest teate, et üsna tihtipeale need keerulised teekonnad, mis me läbi käime, tulevad meile üllatuseks, et see lahendus on see kõige lihtsam, nagu Nike kaubamärk 10 minutit. See on nagu kõige niisugune mõnusam energeetiline kombinatsioon. Aga see õigel ajal, õige koha peal ja mida ma selle all nagu silmas pean, et sobituda siia universumisse ennast, ehk ma ütlen, et siin selle koha peal, kus ma praegult istun, on elamiskõlblikkus 100% skaalal umbes 70 ja seal, kus sina istud, on umbes 15 näiteks. Näiteks ei ole, sa ei tajunud või sa saad ise aru? Ma saan natukene aru, aga ma mõõtsin ka enne, ma käisin siin tiiru ringi ja ka see saali pool on oluliselt parema energeetikaga kui see teine ja see lihtne põhjus on maa-alune liikuv vesi, mis tekitab staatilist elektrit ja need on nagu minu spetsiifilised omadused, et kui mina oma ettevõtmisi teen, et siis ma katsun vaadata, et ma ei lähe selle päris maailmaga vastuollu. Et mis see päris maailm on, et inimesele on antud hästi suur võime, suur jõud mõelda. Mõtlemisega me võime olla hetkega Austraalias, kuu peal ja kus veel. Siis on meil veel väga suur relv on öelda. Ja kui me ütleme ja ei tee tegevust, ei tee seda actionit ära, siis jääb tegelikult selline energeetiline sõlmekoht. Ehk mõtlemine, ütlemine, tegemine, täpselt samamoodi on tegemisega. Kui me teeme ja seejuures ei mõtle, oleme samamoodi nagu oleme ummikus. Ja mõttega on nüüd nagu selline asi, et lugesin alles hiljuti, et on ju imeline universum, on ju, kõik teavad. On siis linnutee, on päikesesüsteem, maa ja kuu. Teate, miks nad kõik välja mõeldud on? Selleks, et me sellest rääkida saaks ju. Ma ei ole kindel, kas meie väikese koera jaoks või puu jaoks ka see samamoodi kõik on või ei ole. Nii et inimesel on hästi suur jõud ja võime ennast siin maailmas kohandada.
õnneks või õnnetuseks on see, et me seda teadlikult teeme ainult väga väike osa protsendist ja enamal juhul käitume alateadlikult. Nii et kui me ikkagi ja kuidas siis alateadlikult õieti käituda? Olete palju kuulnud, olla kohal. Ja jälle ühe õpetuse järgi öeldakse, et inimesest läheb läbi selline valgusvihk, selline 5-6 sentimeetri läbimõõduga siukene kanal, siis sinna algusallika juurde ehk põhjanaela juurde, mis on ainukene täht või ainukene täht, mis seisab paigal. Kõik 6 miljardit pöörduvad selle ümber teatud rütmis ja inimesel on ka 6 miljardit rakku, mis kõik pulseeruvad, tegelikult kui vaatate, kõik need pulseeruvad, mis seal üleval on. Ehk me oleme üks osa sellest universumist ja nüüd, kui te minu juttu siin kuulate, mul on väga hea meel, et nii palju siin kokku tulnud on, aga kui te minu jutust, kui sellest saalist 10% saab aru minu jutust, siis on juba, võime juba öelda siin maises keeles, et me natuke muudame maailma või suudame seda maailma mõjutada. Kas ma võin küsida, te võite nüüd rahulikult vaadata, kes sai aru? Tegelikult vaata, kui palju käsi, see ei ole 10%. No ja siis ma pean veel natuke pingutama. Et nii siin elus on, et kui miljonist eestlasest 100 000 hakkab ühte asja tahtma, mõtleb ühes suunas ühte moodi, siis ülejäänud jooksevad neile järgi, nii et katsu eest ära saada. Ja aga võib-olla siis ma ei hakka siis pikemalt seda sissejuhatust rääkima, et õigete küsimuste esitamine, see on omaette teema veel. Äkki. 3 aastat tagasi oli Urmas samuti, küll mitte siin, eelmises kohas investeerimisfestivalil, ma interveerisin teda. Ega sa ei ole ju muutunud, sa ei investeeri, ei anna oma raha võõraste kätte, eks ole, sul ei ole väike investor senimaani, eks ju. Et selles mõttes meil nagu tavalist investeerimisfestivali juttu pole siin väga mõtet rääkida, siis ma üritasin natuke kavaldada, proovisin sel teemal ka hoida mõned küsimused, mille sa sissejuhatuse tegid. Ma küsin teiste raha enda kätte hoopis. Just. Et nii et sama see. Et kuidas elada, ma ise ajakirjanikuna näen, et üha enam ka siin, vähemalt Eestis, kas meil pakuvad huvi lood, mis ei ole ainult selleks, kuidas kulutada või kuidas investeerida, vaid kuidas elada. See on natukene sama teema, see sissejuhatus, nagu sa tegid sissejuhatus, eks ole, et kuidas õigesti elada. Kui palju ma ei tea, pean pühendama oma tasakaalu otsima, aga see tasakaalu otsimine sinu jaoks on oluline. Ma ise oma eluperioodis ma olen pidevalt natuke tasakaalust väljas olnud, kas liiga palju olnud töö poole, mingid perioodid, liiga palju võib-olla lähedaste poole, mingi 3., 4. koht, et kas seda üldse kas on võimalik olla kogu aeg tasakaalus? Ei ole võimalik, sest me oleme loodud inimestena, osad meestena, osad naistena. Mehed on reeglina natukene nõndanimetatud mees ehk plussenergia ehk tuleenergia poole, poole umbes 60-40% ja naistel on reeglina vastupidi umbes 60% naisenergiat ehk veeenergiat ja siis 40% tuleenergiat ja et sellest jutust nüüd täpsemini aru saada, siis te ju kõik olete näinud mingisuguseid jumalasi, ükskõik on see Jeesus Kristus, Shiva, mida tahes, Buddha ja nii edasi, siis kui te neid vaatate, siis nad on kõik, praktiliselt ei tee vahet, kas ta on mees või naine, see tähendab, et nad on suhteliselt niimoodi 50-50 nagu lähedal. Nii et üsna tihti peale tõepoolest me sattume olukorda, kus me ei ole mitte 60-40, mis on ka päris niisugune hea ja normaalne. Vastupidi, me oleme ainult iseenda energias, oma päris energias, mehed näiteks võib-olla 10-20% ja 80% on kõik see väline. Ja selle tõttu, et need tänapäevased igasugused, ma ei tea, telefonid, asjad, meediad ja üha kiirenev maailm,
viib meid sinna poole, et me üsna kergesti läheme oma siis nagu sellest keskmest välja, nagu statistika ütleb, et lapsi on vähemalt pooled vaimsete häiretega ja kolmandik ka meieealisi tegelikult kannatab ärevushäirete all ja nii edasi, siis mina ütlen, et ainult üks võimalus on tulla keskele tagasi, iseenda juurde kokku, aga seda on väga nagu lihtne öelda. Ehk mul on puht juhuslikult siin kaasas üks pisikene joonis, see on seesama kanal, mis ma rääkisin, mis meist kõigist läbi läheb. Ja need väikesed täpid ja need vibratsioonid on kõik siin. Ehk inimene on, nagu vaata seda tulelampi siin ümber. Sa oled samasugune tuli tegelikult. Ja seal on miljardeid kiiri ja mida rohkem sa vaatad, seda rohkem sa neid nagu näed. Ja kõik need on kiired, mis ütleme 90% ja rohkem protsenti on nagu magavas olekus ja siis väga väike osa neid vibreerib. No see võib olla kodune mingisugune, see võib olla keegi inimene, see võib olla mingi situatsioon ja kui nad hakkavad vibreerima, siis meie oleme selle vibratsiooni keskel, aga siia tekivad vibratsiooni sisses punktid, nii et need, kes energiat oskavad lugeda või näevad, siis tegelikult ütleme, ma olen joonistanud mõned sellised hallid tsoonid siia, sinna hakkavad haigused tekkima, seal hakkavad need ütleme, meie füüsilises kehas on ainult ju peegeldus. See on ju, ühesõnaga, jah, nii et ütleme, et tõsi, su küsimus oli see, et me lähme oma energeetikaga ekslema, kuidas sinna tagasi tulla, et selleks on välja mõeldud igasugused meditsioonid ja muud asjad, et jah. Siin on... Meil on siin, jah, et meil on siin investeerimisfestival ja kõik tahavad kangesti rikkaks saada. Ja hästi pragmaatiliselt ja mis moodi ja kuidas, et ma proovin ikkagi jälle selle juurde tagasi, et oletame, et me isegi oskame oma seda tasakaalu sinna jälle keskele poole tagasi saada, et mis siis edasi? Et kuidas rikkaks saada? Jah. Ma jälle, ütleme, ma ei saa sellest ümber enda olemusest, et ma olen natuke sellise taoistliku koolitusega ja seal on üks ilus sõna jõukus. Et eks me peame olema ka omamoodi natuke kiiksuga inimesed, sest kõik need asjad, mis on siin maailmas, ma ei tea, maailmarekordid ja suured majad ja ma ei tea, mis edulood, need on reeglina kiiksuga inimeste tehtud, et see on nagu siukse, ju siis see sisemine, kõik, mida me väljas suudame teha, see on ju sisemise peegeldus. Et kui sa sees suudad millegi asja nagu niimoodi välja mõelda, et ma ei tea, niisugune edukas firma või palju lapsi või mingi äge projekt, et kui sa enda sees selle välja mõtled, küllap ta väljas realiseerub ka. Et mina usun seda, et selles duaalses maailmas, kus on pluss ja miinus, kui ikka täie gaasiga lähed, siis ta realiseerub. Aga mis sellel inimesel on tavaliselt, et tahad nagu minna, aga kogu aeg üks jalg on piduri peal. Nägid, Ott Tänak täna pani täie gaasiga, poleks kraavis oleks võitnud. Mis sinu kiiks on? Sa oled ju tegelikult Eesti üks edukamaid ettevõtjaid, lapsi ka, et kõik on nagu justkui olemas, et mis su kiiks on? Jah, see on hea küsimus. Kuna ma olen ka olümpiakomitee president ja olümpiakomiteel on tegelikult see, mitte tippsport ja olümpiavõit ei ole see kõige tähtsam. See on nagu turunduse tipp, aga tegelikult on just täpselt inimeste heaolu ja tervis ja tasakaal, ja kui oleks minu teha või ma olen endale natuke lubanud, et kui ma nüüd sealt olümpiakomiteest ära lähen, et ma nii palju, kui mul nagu võimalusi on, et ma proovin mõjutada seda, et inimese elukaarel on niisugune äge periood, see on kooliperiood, et kooliperiood, Eesti vajab täielikult haridusreformi, et me tegelikult kasvatame, andke andeks, natukene haigeid inimesi. Tähendab, inimesel ei ole mitte midagi muud anda tegelikult, ta oskab lugeda, kirjutada,
kust otsida, aga et tema vaimne ja füüsiline keha on valmis siin 100 aastat siin maailmas askeldama ilma jamadeta ja probleemideta ja küll muud asjad, kui ta on ise valmis, kõik tulevad ta juurde. 3 aasta tagasi ütlesid sa, et suuri asju saab teha suurtel turgudel. Ma tulen nüüd majanduse juurde tagasi. Et sa praegu, ma vaatan, sa ikkagi askeldad pealiselt siin Eestis. Ajalooliselt sa oled ida pool või lõuna pool, need on praegu, need teed on nagu kinni. Et ma küsin, et kas mõni sinu ettevõtmine on siis Forusega või millegi seotud, et tahad sa minna suurtele turgudele taas tagasi ja kuidas sa siin selles väikses Eestis, suhteliselt väikses Eestis siin mõnede äridega saad, kuidas sa seda siis nii-öelda projitseerid seda võib-olla laia maailma, on sul midagi praegu käsil? Jah, eks mina olen ka õppinud ja muutunud ja tõesti ütleme, et meil on siin ju väga häid edulugusi, on see Bolti või Wise'i näol, kus väikesest Eestist saad tegelikult laia maailma minna ja ma olen enda jaoks mõelnud, et miks see Eesti on nagu selline vahva hea startup maa. Et Eestis on minusugusel imelihtne ju, istume paar õhtut koos, mõtlen midagi välja, sa oled õnneks veel ajakirjanik ka, sokutad kuhugi väikse pressikonverentsi ka kokku, Google on jutte täis, lähed sellega, teed visiitkaardi ka, lähed Saksamaale, räägid oma juttu ära, see vaatab laua all, et see on nagu, pole paha, aga katsu Saksamaal niisugust asja teha või Ameerikas kuskil, nii et selles mõttes on tõesti Eesti on nagu hea koht, kus nagu startida hästi ja mul tõepoolest on käsil üks, võib-olla mõned siin teavad, aga ma soovitan kõigil installeerida endale Foruse takso äpp. Seda tuntakse täna takso äppi nime all, aga see sisu on tegelikult Token ja ma loodan, et ma suudan siin tõepoolest midagi teistsugust teha siin maailmas, mida võib-olla, millel ei ole väga suuri edulugusi. Selle Tokeni edulugu on mõeldud nagu selles, et kõik inimesed, kes seda teenust kasutavad ja mitte ainult seda, vaid kõiki teenuseid ja tooteid ostavad, võiks olla osa sellest. Ja see osa sellest olemine võiks olla omanikutundega. Ja ma olen nagu mõelnud, et milline see omanikutunne on. No tõenäoliselt omanikutunne on see, et sa saad aru, et ta maksab midagi. Nii, ja näed, nii, et ta maksab midagi. Kõik on läbi mõeldud, pole mitte midagi juhuslik. Ja kindlasti teine ja ma arvan, et kuna kõik on seotud, siis üks tunne peab kindlasti olema, et ma olen osa sellest. Mitte see, et mulle määriti see kuidagi pähe, aga ütlesin ja mulle tundub, et mind kuuldi. Et see on sama nagu me kõik horoskoopi loeme, et ükskõik mida me sellest arvame, aga mingil hetkel me kuidagi tunneme ise ennast seal ka ära natukene. Sa päriselt arvad niimoodi horoskoopidest või? Ma arvan, et kõik... Tead ju, kuidas need kirjutatakse lehetabadesse? Ma isegi tea, aga kõik, vaata, see ongi see, et aga kõik, kui sa saad olla, kõik tunnevad sealt, ma arvan, enamus tunnevad sealt enda horoskoobist midagi ära. Nii et maailmas on üks niisugune huvitav vaimne õpetaja nagu Satguru, siis tema oma esinemisi kõiki teeb niimoodi, mida mina kavatsen ka Foruses teha, et koosolekud hakkavad olema niimoodi, et parem kui on selline saali täis, aga isegi kui on nagu väike osa, siis sa teed oma koosoleku nii, et sa räägid teistega. Sa räägid teistega, sa saad sealt küsimusi vastu ja sa oled kogu aeg sellel lainel. Muul viisil sa ei suuda inimesi kõnetada, et sa pead nagu arvestama sellega, et see saal kindlasti ei mõista sind 100%, aga ta mõistab nii, nagu sa mõistad, nii nagu ta mõistab. Et laadige endale see äpp alla ja te saate olla Tokeni arengu ja eluga kursis, neid saab juba täna osta müüa. Ja sellel on hind. Kellel Token on? Üks. Näed, vähe. Jõuate veel. Sa pead veel põhjendama, aga meil läheme edasi. Et ma rääkisin ennest
enne lõuna ajal ka siinsete inimestega küsisin, et mida ma võiksin sinult küsida. Ja siis küsiti, et sa võiksid küsida sellist asja, et mille alusel sa otsustad. Sul on üsna palju ikkagi, vaatame ärisid, üsna suhteliselt siiski ikkagi mitmeid asju, et mille alusel sa otsustad, on see kõhutunne või mis see on, et siia ma pühendan oma energiat, siia ma panen oma raha ja siia ei pane. Mis on need kriteeriumid? See oli väga hea sõna tunne, et ma proovin mitte ühtegi oma koosoleku pidada, kui selles juures ei ole tunnet. Kõigepealt need, kes koosolekus osalevad, meil on nagu vähe aega. Ma muidu mõtlesin, et äkki ma proovin teiega ka sünkroniseerida seda tunnet, mida me koos hakkame siis nagu siin saalis nagu ajama. Ehk kui ma mingit teenust pakun, nagu see sama Foruse, selle äpi teenus, see tokeni teenus, et ma nimetan seda omaniku tundeks. Ehk kui see minu koosolek või minu ümbris või minu juhid oskavad mulle rääkida sellest omaniku tundest, alles seejärel ma hakkan rääkima, mida selleks peab tegema, palju see maksab, palju liitreid, tonne, aega ja nii edasi. Ja täpselt samamoodi on kinnisvara arendamisega. Näiteks ütleme, et see Tallinnas siis seal Admiraliteedi basseini ääres on tulemas nüüd üks huvitav projekt, mille nimi on Talsinki. Ja uskuge või mitte, 10 aasta jooksul on, ma arvan, et mingi 15 arhitekti on oma ma ei tea, hambaid murdnud seal, et seda projekti tuua ja ükskord tuli see projekt, mida ma tunnetasin, ütleme, et see töötab. Ja selle projekti nimi oli Voolav vesi. Ja täna ongi minu asi hoida seda voolava vee tunnet, kogu see arhitektuur ja kõik muu. Ja siis sa kohtad loomulikult erinevaid järgmiseid koosolekke ja töögruppe ja siis tuleb arhitekt või mingi konstruktorid oma mingisuguse asjaga ja sa vaatad talle otsa ja täna on nagu niimoodi, vaatan ja küsin, et kus on voolav vesi? Ma küsin, kus on voolav vesi? Siis ta noogutab, võtab, saame nädala pärast uuesti kokku. Et sa proovid lihtsalt seda hoida ja ülejäänud ise tekivad. Ehk mina proovin oma igapäevatöös niimoodi hoida. Et tunne on eelkõige ja siis alles palju maksab, palju aega ja mida muud. Ja see kõik viib selleni, et tulge vaadake Rotermanni kvartalisse. Et kui tundega teed, siis nii läheb. Sa oled ju valdavad Rotermanni kvartal või ka Patarei merekindlus ja edasi, sa rahastad ennast pankade abil. Mitte ei taha nende inimeste raha. Ma ei oska küsida, tegelikult ma tahaks, ma ei ole valmis. Võib-olla ma valmistun aasta otsa, järgmisel aastal küsin, et tegelikult on alati 10 milli puudu. Aga ma olen, kahjuks ma olen elanud sellist elu, et ikka pank, klient, finantseerimine, refinantseerimine. Aga on nagu niimoodi läinud. Aga võib-olla ka, et ma saan aru, et annad ettevaatlikult välja, et võib-olla ka... Tegelikult päriselt ka ma olen valmis, vaata kui see tokeni teema juba tegelikult on see, mis näitab, et sa oled valmis jagama. Nad ei taha ju võtta. Jah, ma tahaks tegelikult jagada ka kogu seda kinnisvaraprojekti, et Admiraliteedi basseini äärest tegelikult, kui võtta nüüd Foorum, kes Tallinna linna teab ja kõik need seal ümber olevad postimajad ja kõik, ühesõnaga, kogu see piirkond kokku on üks vähemalt miljardi jagu kinnisvara, head kinnisvara. Ma nimetan, igal heal linnal on tegelikult üks nagu kuldne miil ja see on see kuldne miil, mis on vana linna ja sadama vahelisel alal, nii et ma hea meelega võtaks teid kõiki sinna osanikuks, kui ma oskaks nagu kuidagi selle niimoodi kokku traageldada. Täiesti õige, ma arvan, et sina oledki suuresti see inimene, kes on Tallinna siis see jõukeskuse kesklinnas Kentmani tänava kandis sinna sadama poole vedanud, et anna tuld.
Anna tulla. Juhtides ka, ma ei palu sul kommenteerida Tallinna börsifirmade juhte, aga sul endal on ju ka, ettevõtetel on tippjuhid. Mille alusel sa valid juhti? Mis on sinu jaoks oluline? Nagu väikseks nagu spikriks ka siin saalis viibijatele, et mille alusel kelle kätte nad võiksid oma väikeaktsionäride raha anda? Et mis on oluline juhile? Juhi tunnused sinu silmis? Juht, mina ei ole näiteks hea juht. Ma olen pigem liider. Ma arvan, et juht on ka tegelikult liider, sest et minu ettevõtmised on nii piisavalt suured, et juht peab oskama meeskonda luua ja mul on talle ka tavaliselt retsept kaasa anda, et kuna ma juba ennem sissejuhatuses ütlesin, et mul on sellist taoistlikku koolitust, mis baseerub 5 elemendil, mille oluline osa on 5 elementi ehk tuli, maa, metall, vesi, puu ja nii edasi. Need on omavahel kas siis toitvas või siis hävitavas tsüklis ja ma püüan ütleme, mitte näiteks tuld ja vett paari panna, sest tulel on alati veel on alati suur omadus, et kogu aeg peab aur üleval olema ja kui tuli lähedal on, siis ta tulega seda ka teeb. Aga kui panna vesi ja puu inimene paari, ma ütlen inimene juhtiva energiaga, paari näiteks, siis on see toetavas tsüklis ja kui on ülemus on puu ja tema järgmine lähem abiline on vesi, et siis läbi ülemusele toidu andmine, vesi on puutoit, et see on, ütleme, et ma olen nii palju näinud seda, kuidas see praktiliselt ka päris hästi toimib. Kuidas need inimesed... Jällegi läks keeruliselt. Kuidas nad nüüd peavad aru saama, kes on see puuinimene ja kes on see vesi? Sellega saab igaüks väga hästi hakkama. Mantaksia.com on mantaksia.com, ütleme, Inner Alchemy ja panete oma sünniajad sinna sisse, saate selle plaksti endale ette kohe ja seal on nagu niisugust 4 pilarit, siis ütleme, Daymaster on see, mis on teie enda juhtiv energia ja esialgu täpsemalt pole vaja. Ütleme, et kes tahab rohkem huvi tunda, see saab. Toksige siis sinna need Tallinna börsifirmade juhtide sünniaastad ja kuupäevad sisse, vaadake. Muuseas, mina uurisin kui ma seda õppima hakkasin umbes 15 aastat tagasi, võtsin näiteks Ameerika 400 rikkamat inimest ette ja proovisin vaadata, mis see nagu ühine joon on, mis seal nagu toimib ja teate, seal on igasugust ja et mis see inimesel on, et tal nagu, et selle edu valem siis, nagu ma siin ennem kuulsin, ja ei ole nagu ühe inimese sees, edu valem on natukene nagu laiem ja kui ma võtsin siis nende inimeste nagu teise ringi, nende lähemad abilised, kas mingi osanikust pikaaegse tegevjuhi või pikaaegse elukaaslase või midagi ja siis ma sain aru, et igal inimesel on vaja tegelikult kas väljundit või head toetust, et see kooslus nagu töötaks hästi. Tihtipeale see, kes ettevõtetes tegelikult selle edu garanteerib, see võib-olla ei paista isegi välja energeetiliselt. Ma vaatan teile sellepärast ka otsa, et äkki te tahate küsida? Et andke käega märku, teie juurde tuuakse mikrofon ja nii, ma näen seal selles hea energeetikaga sektoris on vähemalt üks küsimus, aga mis ma teile... sealt on ka üks pärast kohe tuleb. Nii. Tere! Kas numeroloogia kohta ka mõnda kommentaari tuleb? Või kas on numeroloogia kohta mingit kogemust? Kogemusi on, aga ei ole sellega väga tegelenud, aga 1 on 1 ja 9 on 9 ja ühele meeldib 7 ja paned 0 lõppu, siis on kindel ka ja eks ta nii on, aga tõepoolest minu enda nagu siukene, kuidas öeldakse, siukene
maagiline kood on nagu 353. Ma mingil hetkel, ma olen kasutanud mingisugused autonumbrid näiteks, olid liiga silmatorkavad, näiteks mingisugune 007 või kunagi noorest peast ja siis sind nähti nende kohtade peal ka, kus sa tegelikult pole isegi käinud. Ja siis ma panin lihtsalt 151. Ja kuidagi kõik asjad hakkasid elus minema nagu kuidagi nagu niisugused teravad ja siis ma sain aru, et 151 on minu jaoks nagu terav ja panin 353 ja asjad muutusid hoopis voolavamaks ja nii edasi. Ehk alati on ka natuke niisugune, et ütleme niisugune, kui numbreid ritta panna, et siis ikkagi nagu niisugune tõusvas joones. Näiteks, ma ei tea, 3, 5, 7, 9 või midagi taolist, mida vastupidi näiteks. Aga see on nagu minu mõte, nii et aga ma ei ole sellest kinni väga. Kirjutasid üles, jah? Ja nüüd palun küsimus sealt. Ja tere, et minu küsimus küll ei puuduta investeerimist ega raha, aga ma küsin teilt huvi pärast, et kas loete ka filosoofilist kirjandust ja kui loete, siis mida? Filosoofilist, terve elu on üks filosoofia, aga ma loen, ütleme, igapäevaelu on nii kiire, et kui raamatuid silmas pidada, siis põhiliselt lennukites, aga nad on ikkagi natukene sellise, idamaise filosoofiaga. Praegult hakkasin, lihtsalt võtsin kiiruga ühte viimasesse lennukisse kaasa, siis Osho kirjutatud, siis, mille sisu on nagu see, et kui ütleme, et kuidas suhtuda surma või suremisse, et see on ainukene kindel asi siin maailmas, mis üldse on, kõik muu on ju meil niisugune tehku peale, et kui suudad selle omaks võtta või seda energiat nautida, siis sa hakkad elama ka ja nii edasi. Lihtsalt niisugust. Loen niisuguseid asju, mida ma viimased 20 aastat õppinud olen. Meie aeg hakkab ma jätan meelde, jah, seal on üks veel, aga ma vaatame, kuidas see läheb, et aeg hakkab vaikselt läbi saama, ma otsin pealkirja tänasele sinu esinemisele. Eelmine kord 3 aastat tagasi ütlesid sa, et võtke laenu, ostke korter. Mäletad? Mis sa täna ütled? Midagi pragmaatilist, sellist mitte väga üllatus, millega võiks lihtsalt teenida. Ma täna ikkagi, ma ütlen seda, et tegelikult uskuge seda, mis te teete, et veinist võib saada vesi, mingist arvutikoodist võivad saada, veest võib saada vein, arvutikoodist võite saada suure laeva või lennuki või mingi muu asja endale, järelikult kõik on võimalik. Ma hakkasin selle peale esimest korda mõtlema, kui võtsid krediitkaardi välja ja siis vaatasid, et raha ei peagi andma, et lihtsalt annad kaardi, et isegi, kui lennukis olete, ma arvan, et nad isegi vist kõik ei saa täpselt aru, kas seal raha ka on või ei ole, aga tähendab, asjad liiguvad tegelikult selle poole, et see usk ja tunne selle elu ees, et sellega võib väga suuri asju teha. Sa viitad tehisajule või? See on hea, et kui paljud arutlevad selle üle, kas tehisaju võtab inimese koha üle või mitte, siis ärge kartke. Inimese poolt välja mõeldud, kui looja keeraks meie ajule mingi 20% volüümi juurde, siis me võiks samal hetkel, seesama saal võiks istuda New Yorgis, Sydneys või kus tahes. Inimese aju on nii võimas, et tema on tehisaju välja mõelnud, nii et las see tehisaju askeldab. Aga ütleme, mis ma tahan öelda, see läheb sinna samasse rubriiki. Kui te väga ise usute, siis te suudate võib-olla ise oma ajust genereerida natukene järgmise ploki töösse ja see võib visualiseerida siin, ma ei tea mida, mis ka tõeks osutuvad. 3 nädala pärast hakkavad olümpiamängud
jah, umbes nii, jah. Kuidas meil seal läheb? Noh, alati on üks medal toodud, loodame, et seekord ka. Kes? No ma arvasin korra üks ilus pikk tüdruk, võib-olla, et saab näha. Aga ütleme, et mõned variandid on. On ujumine, on kümnevõistlus, on laskmine, mis võib olla medal, aga võib olla ka põrumine, nii et see on ka alati niisugune. Et seal variandid on täitsa olemas. Jah. Kas ma lasen nüüd sul lõpetada viimase küsimusega, aga siis oleks ka nagu küsimus? Palun. Ma loodan, et mu pettumust ei valmista, et energeetikast, sisemest maailmast, välisesse maailma, et millised võiks olla 3 isikuomadust, mida Urmas te kindlasti endas arendada soovitate, et tuleks rohkem edu? Noh, kuna edu on ju, ütleme siis, noh, me vist nagu teised hindavad. Edu on tihtipeale nagu väline asi ja see on ainult sisemise peegeldus, et mina tõepoolest teen, et kui ma esimest korda siis ühe häälega olümpiakomitee presidendiks sain, siis ma teadsin seda ette, et ma saan ja ma viimased paar nädalat tegelesin ainult selle mõtte eemale peletamisega, et kui sa tahad seda saada, lase see lahti, kui sa tahad saada, lase lahti, lase lahti ja kui ta peab tulema, ta tuleb ise. Aga kuna mul oli kuskil teadmine, et ta tuleb niikuinii, siis ma, jah, et kõik asjad saab iseenda sees korda. Kui sees on teistmoodi, kui sul väljas midagi ei meeldi, siis parandamine on ainult sees, mitte väljas, mitte mujal kuskil. Kui raha ei ole? Tahad olla vaene, tahad juriseda, siis saad selle jauramise ka. Saad vaesuse, saad kõik. Teed sees rikkaks, väljas tuleb. See võib olla imelik, aga tunduda, aga see ei saa lihtsalt teistmoodi olla. Urmas Sõõrumaa.